No nii, tervist! Et sinise värvi ja kuldsete velgede järgi juba saate aru, mis autoga tegu on. Väike kiri reedab ka siin, et tegu on siis Joonase Subaru STI-ga. Et peale mootoriremonti käis see auto siis Dünos. Sealt seadistati seda. Pean järgi vaatama, palju sealt jõudu tuli. Äkki oli mingi 350 hobujõudu. Ja käis ka Audrus proovimas seda autot ringrajal. Ja nüüd ta on mul tagasi siin jälle. Ma vahepeal kirjutasin arvel ka, sai selle Eestis. Ja nüüd ta on mul tagasi siin, et tegin väikse hoolduse. Mootoriõli vahetasin ära. Nüüd võtan väljad alt ja võtan pidurid lahti, et taastan need Brembo sadulad ära ja ette lähevad uued klotsid hetkel. Aga hetkel rohkem ei oskagi rääkida, et hakkame siis tööga pihta. Ma veel vaatan vahepeal järgi, mis see Düno tulemus oli. Tegelikult on mul siin natuke eeltööd juba tehtud, et mul on klotsid välja vahetud. Ma vaatasin, et kas on vaja uusi kolbe ka või piisab ainult tihenditest. Et ma keeran nüüd selle pidursadula küljest ära ja siis saab uued mansetid ja tolmukatted panna. Tõmbasin siis selle vaakumu imuriga vana õli välja, et siis on vähem lölistamist selle õliga. Piduri vedelik on siis teadupärast väga söövitav, et tõmbab värvi peal satub, tõmbab värvi maha ja kui ta jääb sinna peale. Aga nüüd ma keeran pidurivooliku lahti ja võtan sadula küljest ära. Nii, käest ongi siis päris kerge tükk on arvustusest edasi, et suur näeb välja, aga tegu on siis alumiinium supportiga. Suht tavaline asi alumiiniumi puhul, et teras ja alumiinium on omavahel koos siis
kipub alumiiniumkeere jääma siia poldi külge. Selleks on mul siis siukene remontkomplekt. Teen siia uue keerme. Panen siukse keerme sisse siia. Saan sama originaalpolti kasutada. Ja edaspidi ei tohiks probleemi olla, et polt kinni jääb. No see on teraskeere. Aga nüüd ma pean ära taastama need keermed puhtaks tegema. Ja siis saab kolvid välja võtta ja tihendid ära vahetada. Nii, poldi keermed on puhastatud. Nüüd paneme supportile uued keermed. Puurisin ära ja nüüd panen keerme sisse või teen kõigepealt keerme. Keera see eeter lõigatud ja nüüd on lihtsalt uus keere külge. Ja originaalpolt läheb sisse. Vaat, nii lihtne ongi. Kolvid ka välja võtnud siis. Et need kolvid on ilusad. Tihendid olen ära võtnud. Ja tolmukatted
oluliselt lihtsam oleks muidugi teha, kui need ka lahti keerata, siis läheks pooleks omavahel, aga siin vahel on tihendeid, või neid ei ole uusi võtta hetkel. ja ma siit natukene puhastan nüüd ja siis lähevad uued asjad külge ja uued niplid on mul olemas. Joonas ise tellis need asjad Inglismaalt, et niplid lähevad titaaniumist siia külge. Vot, ma nüüd natukene puhastan ja siis panen kokku tagasi. Suport on puhastatud, neema tõmban kergelt karukeelega üle. Ilusad puhtad oleks. Ja siin on siis mul uued asjad. Need on tagumise tihendid. Siin on uued niplid. Titaaniumist lillat värvi, nagu ka hammasrühm läks lilla. Siis on ette uued tihendid ja tolmukatted ja kolbidega on ka, et kahte mõõtu on nüüd. Et alumised on väiksemad, ülemised on suuremad. See on sellepärast, et pidurdamisel piduriklots võrdselt kuluks. Kui need mõlemad oleks ühe suurused, siis kuluks üks viltu klots. Sellepärast on tehtud eri jämedused. Ja siin on kataloog jälle, saab tellida põnevaid asju juurde. Nii, panen siis need tihendid vürdi piduri vasaliiniga kokku. Kolbile väärin ka natukene libe oleks. Ja lups läks sisse. Sellele saab tolmukat pärast panna, et ei pea kohe panema. Vot, aga ma panen kõik sisse ära ja siis on selle supportiga korras. Siis teen teiselt poolt ja siis teen tagumised. Vot, esimene valmis siis. Tihendid asjad on küljes kõik, tolmukatted, uued niplid ja uued keermed siin. Ma nüüd panen külge selle ja panen uued klotsid. Ja pärast läheb uus õli ka. Õli, ennem oli siin RBF 660 mootori oma, et see kannatab 325 kraadi. Aga nüüd läheb RBF 700, see on mingi uus ja see kannatab 336 kraadi. Ringrajal on hea, et ei lähe keemiaõli siis.
nii, tõmban lõivijuga kinni need poldid. Et auto data näitas, et see võiks olla 155 Newtonmeetrit. Brembo pidurite omapära on siis see, et neid saab, klotse saab kiiresti vahetada, kui raja ääres vaja läheb. Vana klots on selline, natuke on ka viltu kulunud. Et paneme uued klotsid külge. Uued on loomulikult Brembo omad. Et mis siis muud saab ikka panna siia. Nii olen selle taha piduri juurde jõudnud. Põhimõtteliselt on töö sama. Lihtsalt support on väiksem veits. Siin ma supporti maha keeras, mis kasutan. Proovin kasutada Vürdi Boltex ainet. See on siis roostesurm. Peaks olema mingi väga tõhus vahend. Võib-olla saab paremini lahti. Ei pea keermid hakkama taastama pärast. Aga ma proovin järgmisena. Ütleme nii, et selle aine kasutamisel poldid keerasid iseennast lahti. Väga tõhus aine, soovitan kasutada. Et see ei ole makstud reklaam, et tõesti, ma olen seda kasutanud siin mõnda aega ja teisi roostesurmasid ma ei taha enam proovida. Minge Vürti ja ostke ja proovige. Aga tagumine on käes, tagumine on 2 kolviga. Panen siia ka uued tihendid ja tolmukad. Uued niplid. Pesen puhtaks ja külge tagasi. Taha jätan vanad klotsid. Et läheb proovib audrus mõned ringid veel. Ja siis on tulevikuplaan tal kõik kettad ja klotsid ära vahetada. Aga siis on juba suurem töö tehtud nende sadulate taastamise näol. Autol on veel armeeritud pidurivoolikud. Et need on natuke turvalisemad kui tavalised kummivoolikud. Tagumisega läks vähe hõlpsamini. Sai vähe kiiremini valmis. Tagumise pingutusjõud on 65 Newtonit. Jah, mida ma kartsingi. Üks keere on eelnevalt ära rikutud juba. Et ma pean selle ühe keereme ära taastama tagasi. Ja siis saab ülejäänud 2 teha. Ja siis on vaja pidurid ära õhutada. Nii, katse number 2. Et need keermed on siis kõik erinevad. See on vastavalt Bolti keermena. Et need komplektid on erinevad kõik.
et tema keeret on võimalik ära rikkuda niimoodi, et sa pingutad vale jõuga kinni sinna, eriti alumiiniumkorpuse sees. Et kui sa liiga tugevasti keerad, siis sa tõmbad selle keerne kaasa siit. Ja ongi, et see teine keer on ilus, et nüüd proovin uuesti kinni keerata seda. Nüüd sai seda õige jõuga kinni, panen lotsi külge ja lähme tööga edasi. Olen viimase ratta juures siin. Vasaku tagumisega läks eriti lihtsalt, et seal keerne probleemi ei tekkinud. Siin vasaku esimese keerasin ära. Siia on juba uus keere sisse pandud. Et kellelgi on sama mõtteviis on nagu minul, et kui annab taastada, siis tuleb taastada. Aga see on ka mõistlikkuse piires, et kui sa Volkswagen Golfil maksab uus pidurisadul 60 €, siis ei ole mõtet taastada seda. Sellel autol ma ei tea, kas saabki enam, aga kindlasti on see 3-kohaline summa ja üle 200 kindlasti. Aga ma panen selle viimase külge ja siis saab piduriõli sisse panna ja õhutama hakata. Õhutamiseks mul selle aparaadiga ma ei saa, sest mul pole õiget otsa sellele Subarule. Saksa masina ots sinna ainult. Aga tuleb siis vanaviisi, et üks pumpab ja teine laseb portist välja õhu. Aga ma panen selle külge siis ja siis vaatame edasi. Valmis ta saigi siis, et racing vedelik on sees, õhutatud. Ja tahtsid teada palju jõudu oli 214 kilovatti ja 395 newtonmeetrit oli rattast mõõdetud jõud dünamiinis peale seadistamist. Et tehnilises passis on siis mootorist jõud, et veeriku kaabu läheb ütleme heliloolise seal 20-25% kaduma jõust. Aga seekord siis on kõik, et lähen teen veel proovesirjudaga, kas pidur toimib ilusti ja siis saab varsti kätte enda selle auto. Aga järgmise korrani siis.